Täna tulime siis rääkima siia piirimuudatusest Antsla ja Rõuge vahel, mis puudutab siis Mõniste 17 küla. Siis käisid siis siin iga kuu on kokku käinud ja arutanud põhimõtteliselt suhteliselt tehnilisi asju, et kuidas siis alates 1. juulist, kui see liitumine teoks saab, arvlemine toimub. Ja mul on küsimus selle elektroonilise hääletamise kohta, et millised platvormid see töötab ja kuidas on see siis turvatud või kes teeb järelevalvet? Toimub ta Volis platvormi, mida siis kõik tegelikult Eestimaa omavalitsused on selliste küsitluste ja hääletuste puhul kasutanud. Et sisse logimine elektroonilise ID-kaardiga hääletada saab vanusest alates 16 aastast. 10. märtsist kuni 13. märtsini kella 9 kuni 20.00. Ja tegelikult siis see üks päev, mis siis seal vahel on, 13. ja 15. vahel, 14. toimubki siis nende häälte lugemine ja kontrollimine. Piiriäärsetele valdadele maksti nagu mingisugust tasandusfondi kuidagi rohkem. Praegusel juhul on Antsla valla kaugmaalisuse koefitsient 1,8 ja Rõugel on 2, nüüd täpselt ma ei oska öelda, sest seda tabelit ma vaatasin, aga ta on üle 2%. Ja tahtsin küsida ka seda just selle tasandusfondi kohta, et kui palju te näiteks julgete prognoosida, et milliseks see tasandusfond siis meil nagu inimese kohta. Eks ju ta ei jää kindlasti see 110, tõenäoliselt ta ei jää ka ju see 315, väga Antsla. Võt selle eesmärgi ma tegelikult sinna Andrusjakile kirjutasin, aga tema vastas mulle nii-öelda Antsla valla osast tervikuna ja ei oska öelda, et nii palju, kui me eelnevalt oleme siin uurinud, siis pigem peaks nii-öelda, et see Mõniste osa nii-öelda tasandub nagu järgi, aga jään täitsa vastuse võlgu. Et tõesti sellises väikeses kohas väga suur osa kuludest läheb kooli ja lasteaia peale. Et siin nüüd selle hariduse all on siis kõik see, mis on nagu seondub selle haridusvaldkonnaga. Et siin on lasteaed, kool, koolitoit, õpilasvedu, siis on ka muusikapesa, siis on seal teistele koolidele makstav summa ja liitsime siis sinna juurde ka kooli või palgafondi, et kui esialgselt komisjonis oli see palgafond 0,5 kohaga, siis siin on ta nüüd 1,0 ja ümardasime ta siis ülespoole ja siis on siin eraldi toodud hooldekodukulu, nagu ma seal tulude juures ütlesin, siis ta on täpselt sama summa, et eeldus on ikkagi see, et hooldekodu on ise majandav ja ta saab oma tuludega hakkama. Siis on eraldi sotsiaalhoolekande summa, siin all on nüüd siis kajastatud üldhooldusteenus, koduteenus, sotsiaaltoetused ja ka siis palgafond, sest kindlasti koduteenuse osutaja seal jätkab ja palgafondi osas on siis arvestatud ka selle üldosa palgafondi natukene. Majanduse all teede korrashoid, hajaasustus, tänavavalgustus, haljastus, hulkuvad loomad, et need hulkuvate loomade osas kohe on ka püsitasu kasv, sest seal arvestatakse elanike arvu. Ja majanduse osas siis kõige olulisem on siin teede korrashoiu summa, mida on siin siis circa 100 000. Siis on eraldi laen ja intress. See on nüüd siis arvestatud selle alusel, et Mõniste piirkonna selle 2,1 miljoni varadega tuleb kaasa ka nende varade katteks veel praegu ülal olev laenukohustus ja praegu siis nii-öelda sellise arvestuse alusel on, et Antsla vald peab siis selle nii-öelda korraga kinni maksma ja me peame selleks võtma laenu ja see laen on arvestatud 10 aasta peale. Ja siis on siin eraldi vabaaegkultuur. Vabaaegkultuur kajastab siis Rahvamaja noortekeskuse raamatukogu ühisürituste kulu, on arvestatud suurusjärgus 85 000. Üldvalitsemine, siia alla jääb siis vallavalitsuse palgafondi osa 25 700. Ühistegevus all on kajastatud erinevad liikmemaksud
mis suurenevad vastavalt siis elanike arvule, natukene esinduskulusid ja vallalehe täiendav kojukanne, et mis siis nii-öelda kajastatakse. Ja arvestatud siis ka reservfondi 10 000, et seal plaanis oli, nii-öelda esialgses kavas oli seal 15 000, aga me ühekordsed kulud panime nii-öelda eraldi kajastusse, et ega kõike nii-öelda prognoosida just ka. Et tõenäoliselt siis kaasneb ühekordse kulutusena notaritasu nende varade ülevõtmisega ja kuna sotsiaalvaldkonna inimesele seal piirkonnas on vaja sõidukit, mida Rõuge vald kaasa ei anna, siis on vaja soetada ka uus sõiduk. Kas oleks võimalik inimestele selguse huvides nüüd enam-vähem öelda, et ma tean, et haridusest suur osa tuleb riigieelarvest, ühesõnaga, et ei tekiks nagu seda konflikti, et me saame 500 000 tulusid ja siis 1,6 miljonit on kulusid, et nad näidata nagu niimoodi ära, et mis on tegelikult nüüd siis vallale tulevad nendest vallale endale tulevatest kuludest, eks ole, seda see kuludes ei olnudki kirjas neid ja mis lähevad nagu tegelikult kas peaaegu 100% või 90% või mingisugune osa, mis läheb riigieelarvest tuleb. See toetusfond tuleb riigieelarvest ja sellest toetusfondist suurem osa läheb koolile. Kui me tegelikult ütleme sellest toetusfondist, mis ei lähe koolile, on teederahastuse osa, riiklik toimetulek, no jah, see vaimne tervis ja noorte huviharidus on nagu väiksemad. Sisuliselt siis, kui vaadata siis teede korrashoiu nii-öelda rahastus, mida sealt antakse, on 56 000, riiklik toimetulek on 12 000, need siis kokku 68, vaimse tervise toetus on 1200 ja ülejäänud lähevadki kõik hariduse alla. Eelarve palgafond on kuskil 505 000, siis ütleme nii, et 260 tuleb riigilt ja 240 paneb vald sinna juurde. Ja see sõltub alati õpilaste arvust ja kui õpilaste arv väheneb, siis vald püüab säilitada ikkagi selle olemasoleva palgafondi, et ei tekiks seda. Seasta me tegime nii pidi, et säilitasime talle selle palgafondi nii pidi, et see ei peaks kedagi koondama, kuna seal on klassikomplektid, et kõik välja ei anna. Igasuguseid numbreid, et päris raske on aru saada, mis see siis tegelikult meie vallale tähendab, kõik see mõnistega liitumine, et mis see meile nagu siis maksma läheb ja kuidas keegi toime tuleb, et kuidas meie enda vald täna toime tuleb ja kuidas siis mõnista täna toime tuleb, et võib-olla Veiko, äkki sa teed selle tabel, mis sa seal ruumad, nagu ilmekas tabel, et võib-olla see nagu räägib rohkem lihtsalt. Eurot siis me ütleme, et ei, ma olen nõus maksma sellest 1200, aga meie vallajuhid nagu tahavad seda teha või komisjonid, kes meid nagu esitasid, et minule on see vastuvõetamatu, et miks nagu ei seista oma valla kodaniku eest, mida peaks tegema ka volikogu esimees, esindama oma volikogu liikmeid ja esindama oma rahvast, aga praegust ma näen, et see käib nagu vastupidi. Võlakoormus on selline ja siin on võlakoormus selline, no siis võite arvestada, kas keegi oma pere eelarvest tahaks võtta nii palju kohustusi. Siis meie saaks siin juurde võtta vähemalt, kui palju juurde, et jõuda selle protsendini. Me võiks laenata veel vabalt 4 miljonit ja teha enda valda selle 4 miljoni eest väga ilusaks. Ma ei saa üldse aru, mis see tabelis on praegu. Siin on eelarve suurus, Antslavaga eelarve suurus. Ja edasi? Ja siin on võlakoormus ja siin on meie protsent laenukoormusest. Okei, võlakoormus ja siin on eelarve suurus, võlakoormus ja protsent. Ja nemad väidavad, et nemad on plussis, aga meie kulud ületasid tulusid 2025 on 124 000. Et järelikult siis Antsla vald laristab väga palju, et meil on väga palju kokkuhoiu kohta. Antsla valla koormus ei lähe 71% peale. Siis läheb Antsla valla võlakoormus läheb ikka... Vaata, miks see on 1,6, sa parandad seda 1,6. Okei, praegust on see 322 000 on siin hooldekodu, mis on müük. Meie vallal ei ole. Siis me võime panna siia ka Antsla valla hooldekodu. See on nagu siuke, tänapäeval öeldakse, see on kelmus, aga rahvakeeli öeldakse, et see on päti tegemine tegelikult. Tõesti, see mõniste nii-öelda eelarve netovõlakoormus on kõrge. Kui me nüüd vaatame, liidame nad kokku seal kõrvaltabelis, selle kullase kõrvaltabelis, poisid ei. Aga me ei ole veel praegust üks. Ma tahan rääkida, et üks elab ülevõimet, mind tahe töötab, me oleme juba üks, aga ma ei tea, kas me oleme praegust juba üks. Vaata, see ülevõimete elamine on
väga selline hinnanguline asi, et siis peaks nagu teadma rohkem ka, et miks mõnistesse nii palju nii-öelda neid laenukohustusi on võetud. Et pigem on ikkagi, ma arvan seda, et kui me vaatame, millised on nende majade nii-öelda renoveerimised ja osa oli ju tegelikult ka neil ei olnud laenuna, oli riigi kinnisvaraga nii-öelda müüs nad maha, et kui tõesti Mõniste esialgselt ju plaanis, nüüd ma lähen natuke nii-öelda seda Mõniste poliitikat nagu rääkima, et ma arvan, et tegelikult nad võiksid seda ise pärast rääkida, aga vaatame selle tabeli korraks ikkagi edasi. Et kui nüüd Antsla ja Mõniste need eelarved kokku panna ja see laenukohustis kokku panna selle seisuga, siis tõesti, et kui meil praegult oli 35,4%, see on nüüd nii-öelda eelarve järgi arvestuslik. Et kui te vaatate, siis Antsla tegelik oli 2024 oli 30,23% netovõlakoormus ja me tegelikult ei ole laenu juurde võtnud, et tegid küsimus, et kuidas meil nüüd äkki selle nii-öelda eelarve järgi on netovõlakoormus suurem. Aga tegelikkuses on see, et see nii-öelda tegelik arvestatakse, seal võetakse maha ka vaba jääk, et nii-öelda kui palju tegelikult on sellist nii-öelda olemasolevat raha, mida saaks põhimõtteliselt kui vaja, siis kohe nende kohustuste katteks tasuda. Et kui me nüüd eelarve järgi on 35 ja Mõniste tuleb juurde, siis meie nii-öelda see kokkuvõttes netovõlakoormus kasvab siis 38,4 peale ehk sisuliselt siis kasvab 3%. See, et tõesti Mõniste on, ega tulud ja kulud ka näitavad, et ega ta ei ole sugugi nii-öelda ülikasumlik piirkond. Ma tulen jällegi uuesti selle küsimuse juurde, millele enne ei olnud raamatupidamisel vastust, et kuna Antsla vald muutub nüüd piiriäärseks vallaks, siis tegelikult kuna te võrda arvestate vähemalt 28. aastani, siis peaks nüüd ikkagi arvestama ja küsima välja selle, et kui palju kasvab see tasandusfond ja nüüd plussid mitu protsenti see tegelikult juurde tuleb iga elaniku kohta, kõigi elanike tulu arvelt kasvab see, mida saadakse, eks ole. Et see tuleks ka ikkagi juurde arvestada. Aga ma tahaks nagu seda, et ärge unustage siis neid plusse ära, mis tegelikult juurde tulevad, et kui te praegu arvestate tulusid ainult 9,5 aastaks, siis tegelikult hakkavad teil tulud ju peaksid hakkama kasvama nagu, ega ma ei tea, mul andmeid ei ole, et võiks hakata nagu kasvama kas või selle arvelt, et te muutute piiriäärseks, pluss on võimalik hakata taotlema ka igasuguseid projektirahasid, mis on piiriülesed, mida Antsla vald praegu ei saa. Saate juba piiriüleseid ka? Ikka saab. Nüüd on võimalik. Selge. Tänu sellele Robin Hoodi, nõndanimetatud Robin Hoodi meetodile, see tõusid natuke üle 100 000. Kõik eelnevad aastad meil Antsla valla tasandusfond iga aasta langes. Ta langes selle pärast, et me elanike arv langes ja langes ka tasandusfond. See oli esimene aasta, kus tegelikult on nüüd see natuke üle 100 000, mille anti sellega juurde. Seda nagu arvestada, kui palju ta tuleb nüüd 2026, seda 7 ja 8, seda tegelikult ikkagi välja arvestada päris 100% täpsusega on suhteliselt raske. Kui ma olen ta mingi hetke välja arvutanud ja arvanud, et selline võib olla, siis me eelarve vastuvõtmise juures alati ta nii kukub. Ka sellel aastal on ta alati, on see 1000 või 1200, aga ta kogu aeg niiviisi väheneb enne, kui see paika jääb. See pannakse jaanuaris kinnitatakse ta eelarvega ära, see aasta jooksul ei muutu. Aga kuidas need koefitsendid muutuvad, seda me ei oska ju tegelikult, seda ei saagi niimoodi praegu prognoosida, kui palju. Võib-olla vaadates, võib-olla on see kogu Antsla valla peale, selle peale veel 50 000, võib-olla on see 30 000, me ei oska seda öelda. Mis ei ole nüüd nagu rahaga päris otseselt seotud, aga Antsla valla rahvaarv on kisub juba väga 4000, eks ole. 4220. Just, ja kui ta praegu kahaneb sama kiiresti, eks ole, praegu see on 700 juba ära kaotatud vahepeal, et võib-olla tuleb siin Veiko kardab, et pannakse selle suure võluga kokku, et kui te ei liitu selle Mõniste osaga, siis väheneb rahvaarv nii palju, et see likvideeritakse ära lihtsalt, jaotatakse kolme asja, või pannaksegi, öeldaksegi, et üks suur Võrumaa ja pole vaja seda väikest Rõugevalda, täiesti mõttetu mingi väike Rõugevald ja mõttetu väike Antsla vald, jagame ära, eks ole, suure Valgamaa ja Võrumaa. Põhimõtteliselt vahetaksid täna Rõuge ja Antsla vald elanike arvuvalt koha. Ma arvan, et ei ole mitte mingit vahet,
kas elab täna Antslas 4000 elanikku ja Rõuges 5000 elanikku või siis 1. juulist Antslas 5000 elanikku ja Rõuges 4000 elanikku. See ei muuda kindlasti, kui soovitakse haldusreformi ellu viia, ma ei usu, et see midagi muudab. See on ju isiklik arvamus, sest see on nii-öelda just nagu kirpuäri, eks ju. Tõsi, sellest asjast siit võidab kindlasti Mõniste kool, sest et Mõniste kool jääb teistest Antsla valla koolidest nii palju kaugele, et ilmselgelt ei hakka Mõnistest Antslasse lapsed liikuma, eks ju. Et see on ka, eks see on ka taotluslik ja ma mõistan seda, aga see on normaalne. Mis oli siis nüüd see selline karika viimane piisk, mis teid nagu Rõugest siis eemale peletas? Eesti viimaseks piisaks karikas oli tegelikult see, et meil puudub täna Rõuge valla koosseisus kindlus, et Mõnistes jätkuvalt kooliharidust antakse. Täna on tegemist Rõuge põhikooli Mõniste õppekohaga ja kõik meie püüdlused mingisugustki punkti saada siis kas volikogu otsusesse või seletuskirja. Kõigile on teada see meie 36 õpilase piirmäär 2 järjestikusel õppeaastal, et peale seda siis sellel ajal hakatakse siis rääkima sellest, kas kool sellises mahus jätkab või mitte. Kas seda ei pandud siis sellesse Rõuge vallavolikogu viimasesse otsusesse, mis täpselt aasta tagasi veebruaris 2024 vastu võeti. Kogu saaga on ju tegelikult kestnud alates 2022. aastast, kus esimeses versioonis jäi Mõnistesse siis 6-klassiline kool, 6-klassiline õppekoht. See koolide ühenduslimine on kogu aeg olnud. Siis 2023 algas teema uuesti ja siis oli selles esimeses versioonis Mõniste kooli õppekoht või Mõniste kool oleks üldse kadunud. Lõpuks see versioon, mis jõudis volikogu lauale, selles oli siis õppekoht alles ühendjuhtimisega. Et seda sellist solgutamist ja kahtlusi ja kõhklusi, kas meie piirkonnas kägi kooliharidust jätkuvalt antakse, on nii palju olnud, et see oli tõepoolest viimane päästik. Sinna juurde on ju tegelikult käinud kõikide muude valdkondade reformid, noorsootöö 2018 ühise juhtimise all, kultuur 2023 ja ühise juhtimise alla, et meile tundus niipidi, et kõige muuga saame noorte teisele hakkama, aga kool ja lasteaed on just nimelt sellise elukeskkonna säilimiseks, kuhu noor pere pidama jääks hädavajalik ja sellest tulenevalt just see, et meil kooli ei võetud. Siis on veel üks sama probleem, eks meie seisame ju samamoodi oma kooli eest, nagu teie seisate oma eest. Nüüd, nagu vallavanem ütles, teie kooli lapsi Antslasse vedada ei saa, meie kooli lapsi saab. Ilmselge, kelle kooli enne kinni läheb. Mõlemil meil on probleeme laste vähesusega. See Kreeko kardab, et läheb Võru valla alla, et seda ma ei karda. Et see 740 inimest kindlasti meid sellest ära ei hoia. Aga minu point oli, mis ma tahtsin selle tabeli juures öelda, oli see, et ka meie võiks panna siia veel hooldekodu juurde. Meie saaks võtta ka laenu juurde. Ja siis me laename ennast nii lõhki ja siis läheme Võru valda ja ütleme, palun makske meie võlad kinni, selle me oleme pankrotis samamoodi. Kõik me teame, et meile tuleb Mõniste osa juurde, siis võtame selle protsendi natutuseks siit ära ja arvestame sellega, et meile tuleb saab ka vara ja tuleb ka terve hunnik likviidset vara, mida on võimalik nii-öelda realiseerida. Ja hinnanguliselt on seda vara seal, ütleme, 500 000 eest. Ja kui see 500 000 siit maha võtta, jääb siia
375 000 nii-öelda arvestuslikku laenu. 375 000 arvestuslikku laenu ja kui see nüüd jagada eelarve numbriga, siis see protsent tuleb pisu väiksem kui Antsla valla laenukoormus. Küsinud komisjonides korduvalt ja kuude viisi, et kui me vaatame numbritele otsa, siis matemaatika ütleb, nende numbritega ei ole võimalik ära majandada. Ja palun öelge mulle, kas me tõmbame koti pähe enda kogukonnale või me tõmbame koti pähe mõniste kogukonnale. Öelge ära, kus on point. Me võime ka Antsla hooldekodu maha müüa. Lea, kas sa oled sellega nõus? See on valla valik. See on valla valik, aga nii ongi. Ja siis tuleb raha robinal ja me elame kõik üle. Katrin, kas sa tahad soovid kommenteerida seda? Ma arvan, et teid on vist 3 või 4 siin täna, et selles mõttes on Leharil õigus, et sellest on meil juttu olnud ja idee tasandil tõepoolest, et teenusekeskuse hoone mõnistes, kus on hooldekodu, esimesel korrusel raamatulugu, perearstikeskus ja muud ruumid, siis põhimõtteliselt jah, me ei ole kogukonnas küsitlust teinud ja minul ei ole siin täna voli öelda, et kogukond on niimoodi otsustanud. Ja tegelikult ma arvan, et Antslas ka müüakse asju niimoodi, et ei kutsuta kogukonda kokku ja küsita kogukonna käest, et kas nii teha või mitte. Aga jaa, selles mõttes sellest on juttu olnud kui võimalusest, et mingis osas laenu tagasi maksta. Samas ma olen teisipidi nõus ka sellega, et mina isiklikult eelistaksin seda varianti, kui hooldekodu nii-öelda omanik oleks ikkagi omavalitsus. Kaugele, et te pole seda kogukonnaga arutanud ja oleks võinud enne rahva küsimust, kui te tegite seal jaanuaris rahva küsitluse mõniste piirkonnast, te oleks võinud. See on seadusest tulenev, seda ma tean, aga te oleks võinud ka siis tuua meile selle välja, et teil on siuke arutelu olnud, et Lehar teab, aga meile seda ametlikult esitatud polnud. No mina läksin sealt liivakastist ennem ära, kui räägitakse ühel pool ühte juttu, teisel pool teist juttu. Nagu teie räägi ka enda kogukonnale ära, te ise väitsite, et te pole ütlenud nendele, et te tahate hooldekodu maha, te olete seda omavahel arutanud. Aga aus ongi, et räägitakse kogukonnale nii Antslas ühte sama juttu tehakse ühed koosolekud kui ka mõnistes ja seda ma üritasin teile mõnistes pühapäeval selgitada, et ei ole suurt Peetrit ja väikest Peetrit, kui tuleb ühine vald ja kui rahvas on nõus, Antsla rahvas on võtma nõus seda kohustust kanda ja ta teab, mille nimel ta hakkab tööd tegema ja maksu maksma, siis see on ka võimalik üle elada. Aga kui 17 volinikku otsustavad ja teatavad nüüd märtsis, et me tegime siukse otsuse, et me võtsime suured kohustused ja ühineme, no ma arvan, et siis see rahvas on meie vastu ja ta ei ole nõus selle nimel töötama, et neid kohustusi kinni maksma ja meie vald õitsema hakkab. See on minu arvamus, aitäh. Nimetad, et mõnise teha mingit kelmust ja kelmust seal kindlasti ei ole, et numbritega võib mängida nii ja naa, aga on ka reaalsed numbrid olemas. Need on näiteks 2023 eelarve, mis on võetud mõniste osast välja, on selgelt näha, et reaalsed kulud ja mis on olnud ka mõniste piirkonna kohta reaalsed tulud ja tulud katavad need kulud. Seesama 30 000 inimest, millest räägiti praegust, selle tegelikult katab ära seesama toetusfondi tõus edaspidi. Ja tõesti need investeeringuid vaadates aasta 2030, 2032, 2033, et sinna on tõesti pikk aeg, et võib-olla selle aja peale tõesti on lisainvesteeringuid vaja. Praegust mingeid investeeringuid kiireloomulisi mõnistes vaja ei ole. Mul on nüüd küsimus, kes neid kanalisatsiooni asju ja Võru veevärki asju rääkis, et vanasti jäeti nagu ikkagi toetust selliste asjade ehitamiseks, et kas tänapäeval on nüüd 100% peab omavalitsus kinni maksma? Ei, ma just mainisingi, et me räägime poolest, eks ju. Et sellest... tegelikkuses rääkiski kuna... See on väga näotu lisata ette selliseid numbreid, mis tekitavad tunde, et nüüd on jälle üle 1 miljon. Aga ütle, miks sa viskad üles selliseid numbreid, mis tekitab, keegi paneb jälle tabeli kokku, kurat jälle üks miljon, eks ju. Et oleme nagu ausad selles mõttes, et ühelt poolt nagu mängitakse, teiselt poolt mängitakse, kas meie eesmärk on teisele ära teha või arusaamisele jõuda. Et kui me kogu aeg viskame mingisuguseid numbreid, mis tekitavad järjest suuremat segadust,
siis on ühed teevad mõnistele ära ja siis räägitakse, et mõniste teeb teisele poolele ära. Et see nagu ei ole ilus. Ja selle bussiliini kohta ütleksin mina, et ma olen seda rääkinud ka, et see Urvaste kant, eks ole, sealt on 15 minutit Kanepisse sõita, kust käib Tartu bussiliini. Pikendage Mõnistest, tehke otse Mõnistest Kanepisse, eks ole, üle piiri ei saa bussid kokku, nii nagu 30 aastat ei saanud rongid kokku, eks ole, üle piiri. Ja te saate tegelikult ka Urvaste kanti ja Antsa kanti inimestele mitte ei pea 1,5 tundi sõitma läbi Võru, eks ole, selleks, et saada sinna, vaid teete ühe organisatsioonilise asja, mis ei lähegi nagu väga palju maksma. Lepite kokku asjad, mis tõstavad kogu selle piirkonna atraktiivsust, inimesed saavad käia, nad ei pea ära kolima, eks ole, mingisuguste väikeste asjadega on tegelikult võimalik teha ka niisugust asja ja just nimelt see, et ei pea Mõniste hakkama Mõniste rahvast. Neil ongi mõtet läbi Antsa käia sellisel juhul, mitte nad ei pea läbi Võru käima, eks ole. Et sellised asjad võiks nagu ka mõelda, mis võiks tegelikult tulu tuua asjale, mitte see, et nüüd läheb raha nii palju, aga võt teed natukene mingisugust asju kokku läbida ja siis tuleb suur kasu ilma peale. Ja Võru vee hinnangul on need järgmised 12 aasta investeeringud ja nii nagu Gunnar rääkis, siis tõesti tavaliselt see protsent on 50-50 ehk 50% tuleb toetusest ja 50% tuleb oma raha panna ehk siis valla raha, eks ju. Et Mõniste võidab, eks ju, kooli, eks ju, aga mida siis võidab nagu Antsla pool sellest, eks ju. Meie tahame gümnaasiumit säilitada, me tahame, meil oleks muusikakooli, eks ju, et sellest johtuvalt on tegelikult ka tulnud see samune bussiliini ettepanek, et sellest võiks kasu tõusta ka nagu tulevikus siis gümnaasiumi õpilaste arv ja nii edasi, eks ju. Et sealt on see ettepanek tulnud, et tõsi, eile oli ka jutuks, et üsna suurendusega ei hakata nagu Antslasse gümnaasiumisse tulema, sest et see on kilometraažilt kõige lähemal. Siinpool meil on ka Mõniste volikogu ja Rõuge volikogu praegune liige, kes oleks võinud öelda, et 2023 on meil just vastu võetud ühisveevärgi ja kanalisatsiooni. Ta oleks võinud seda kinnitada, et ta teab, et see on värskelt võetud ja need andmed vastavad. See on nende poolt saadetud, aga ma arvan, et siin ei ole julgust nii palju kinnitada, et neid numbreid on vaja ainult ilusamaks teha, meile söödavamaks, et see pruut, keda me kosime, on ikka väga hea, väga jõukas, väga tark. Ja see nagu ei ole õige, et see lihtsalt meie kogukonnale teeb see liiga. Rahvale edastatakse materjal, kus meil oli viimane ühiskomisjon, kus oli väga palju osalejaid. Ja et palun seda edastada rahvale. Lõpuks see tehti, aga ta ei ole tehtud sellisel kujul, nagu komisjon töötas. Ja nüüd on minu küsimus. Seal oli 74 000 oli miinus. Nüüd on siin 36. Et kelle loal või nõusolekul tuuniti neid dokumente, sellepärast olid ka protsendid seal teised. Et nüüd ma sooviks sellele vastust. Rääkisin, et me võrreldes selle komisjoni materjaliga me muutsime tulumaksu ja rääkisin ka, miks me seda muutsime. Ma tegelikult rääkisin seda ka komisjonis, aga kuna me tõesti ei võtnud selle kohta ühtegi otsust vastu, siis see on ainuke number, mis siin on, selle koha pealt ei ole ainuke, valetan. Ja hariduse osas ma ka ütlesin, et me panime juhtimiskulusid juurde, ehk tegelikult võrreldes selle tabeliga me suurendasime kulusid. Ühekordsed kulud tõstsime eraldi välja. Nii et te võite neid liita, tegelikkuses on siin praegu kulud kokku suuremad, kui olid nad komisjonis ja tulud on ka suuremad, aga ma rääkisin, miks see nii on. Soetamise ja 10 000 notaritasu paned juurde, siis 40 000 pluss 30 000 on 70 000 peaaegu need. Aga no, asi on põhimõtteliselt, asi ei ole numbrites, asi on see, et komisjonidel ei ole mõtet teha üldse neid formata, see on see põhimõte. Olgu, aitäh. Või 100 000 see vahe. Ole hea, Jaa. Mul oli ettepanek, et Veikol võtta see hääleõigus ära, kui läheb siin kaitselaadaks. Teised ei saagi rääkida. Ja üks repliik veel, et tundub, et alanud on väga varajane valimiskampaania juba. Valimised tulevad sügisel alles veel, aga ikkagi jääb selline mulje. Ja muidugi, mis on ka väga õige, sellepärast, et kui me liikme Mõnistega, sealt tuleb, ütleme, 400 hääleõiguslikku valimisõiguslikku inimest juurde, ütleme, valimis käib keskeltläbi 200, sealt tuleb keskelt läbi 3 mandaati Mõnistele siis. See tähendab, et
3 inimest praegusest volikogust jäävad kohtadest ilma. Et jääbki selline mulje, et siin enne oli jutuks et volikogu ei ole rahva mandaati. Aga miks me siis käisime seda volikogu valimas 3,5 aastat tagasi, kui tal pole mandaatigi otsuseid teha? Selline tunne, et tahetakse pugeda rahva selja taha või siis midagi kinni mätsida. Tavaliselt on hääletused või küsitlused viitavad sellele. See on siis 31%, saame õigesti aru? On nii? Neil on 1,6, 880 on laenu ja see on 75% circa, 71%. On nii? Antsla valla eelarve tehti ära see aasta, see on miinuses 100 midagi, oli 124 000, oli see õige? No 125 000 on ju. Ehk siis 10 miljoni juures meil on 3 miljonit laenu ja me ei saa ikka hästi hakkama, et meil peab miinuses olema. Okei, meil on reservi ja ma saan arvu, et see on okei. Aga ja siis öelda, et mõnistega meil kulusid absoluutselt juurde ei tule, kui siin on nagu protsent selline, kas see on nagu... Räägi, ma võib-olla ei saa arvestada. Et valla eelarves ikkagi arvestatakse laenu tagasimakset vastavalt tagasimaksegraafikutele ja sinna tuleb juurde ka intress. Et see, et mõnistel on see protsent suur, ega siis see ei tähenda, et nad ei saa oma rahadega hakkama. Hakkama saamine tuleb ikkagi tulude-kulude vahest. Nad saavad, me ei saa hakkama sellise summa. Ei, meie saame ka hakkama, sest tegelikult ka meie eelarves ja meil on tõesti sellel aastal on arvestatud sinna eelarvesse ka investeeringuid erinevaid, aga me ju laenu ei võta tegelikult. Meil laenu ei ole plaanist nende investeeringute katteks võtta. Teeme neid oma vahenditest ja me saame nii-öelda näidata seda tulude-kulude vahet miinusega, sellepärast, et meil oli aasta alguses raha alles, mis suunati eelarvesse ja sellepärast on ta miinuses. Olen käinud mõnel ühiskomisjoni koosolekul, kus on neid tabeleid arutatud. Käisin eile Uuantslas ja olen nüüd täna siin kuulanud. Mul tekkis küsimus, kui mina lähen 10. märtsil rahvaküsitlusele otsustama, kas ma toetan ühinemist või mitte. Volikogu esimees ütleb mulle kõik need korrad, kõik need koosolekud, et see ei ole Antsla vallale kahjulik, see ei ole miinusprojekt. Volikogu liige Veiko Haugas ütleb kõik need korrad, et see on miinus. Minul hääletajana tekib küsimus, kes mulle valetab? Nii-öelda neid tulusid-kulusid analüüsides vaadata, võtta ka nii-öelda see sama 2025 poole aasta arvestus, teades ja arvestades seda, mida ma ennem ütlesin, kuidas moodi nii-öelda koolikulusid tuleb katta, siis eelarveliselt tulevad nad välja. Kui meil oli ennem juttu, et 2026 tõenäoliselt tasandusfond kasvab, seda on kinnitanud ka ministeeriumi poolne esindaja, kasvab, me ei oska numbrit öelda, me ei oska ka seda nii-öelda tõesti siit välja siis ju toimetulek läheb veel paremaks. Selles mõttes, sest laenusumma üldjuhul tagasimaksena, meil tavaliselt, kas meil on annuiteetmaksed? Jah, et selles mõttes, et kuumaks on sama, põhiosa järjest nii-öelda kasvab ja intress väheneb, et see summa on nii-öelda selles mõttes nagu stabiilne. Siis siin ei teki seda ohtu praegu nende kulude juures. Ja kui me rääkisime sellest ka, et võib-olla oleks vaja bussiliini vaja või mida iganes, siis see on poliitiline nii-öelda kokkuleppe. Siis peab sel juhul, kui seda bussiliini tõesti vaja on, siis peab see piirkond selle nii-öelda koos meiega läbi analüüsima, milliseid kulusid saab vähendada, sest üldjuhul seda, et me läheme rääkima, et me tulusid tõstame, see üldiselt on kohalikes omavalitsustes väga keeruline. Et pigem tõesti on trend veidi nagu teistsugune. Aga see ongi ju kõik selline poliitiline kokkulepe. Et siin on täna ka käinud väga mitmeid asju välja. Kas või tõesti näiteks see, et raamatukogu kolib koolimaja ruumidesse ja jäävad seal mingisugused ruumid, mida saab muuks otstarbeks kasutada, kas või hooldekodu laiendamiseks. Et siin on nagu erinevaid variante, aga nende numbrite alusel, et ma olen kogu aeg öelnud, mina volikogu esimehena olen võtnud selle eesmärgi, et me saame võimalikult faktid välja.
on elanike arv, võtsime eks ju laste arvu ka rahvastikuregistri järgi, mitte puhtalt sündide järgi, siis see on loogilisem. Mis see tegelik maailm on, me ei tea, aga praegu nende numbrite järgi mina ütleks, et nad tulevad välja. See, et meil on kõrge võlakoormus ja Rõugel oli tollel hetkel, kui nad tegid nii-öelda laenude tagasimaksmiseks, tegid ajatamise, oli ligi 70 oli see. Ja oli keeruline, neil kindlasti oli, aga tulid ka välja. Veiko ja sina vaatate ühte sama tabelit. Te olete erineval arvamusel, kes valetab? Ma arvan, et kumbki ei valeta, mõlemad saavad asjadest erinevalt aru. Eile läbi käidud, Antsla vallan eelarve selle aastal nagu miinuses. Ja keegi ütles, me selleks miinuse jaoks laenu ei võtta. On need õiged enam-vähem? Kulud on suuremad kui tulud. Kulud on suuremad kui tulud, jah. Aga meil on pangas 550 000. Me saame seda niimoodi lasta. Ma räägin lihtsalt, kulud on suuremad. Akna peal kurgis on see raha. Ja siis selle lihtsalt info tahtsin juurde panna, et mida me nagu kulude poole peal ka nagu see aasta lihtsalt teeme. Et meil on ka paar investeeringut nagu ikka kavas teha, et muidu, no meil on jääb mulje, et meil on nagu täitsa miinuses igapidi, eks ju. Et tegelikult meil on ka investeeringud olemas, umbes $1 miljon natuke rohkem on investeeringuid ka, milles siis 60% on nagu toetuse rahast tulemas, et kuskil, umbes suurusjärgus võib niimoodi öelda. Ja need objektid on ilusti eelarvest kirjas, et selles mõttes, et me ei ole nagu, ja selle jaoks me nagu laenu võtma ei pea praeguse plaani järgi. Tegelikult on olemas põhitegevuse tulud ja põhitegevuse kulud, millest tuleb siis põhitegevuse tulem. See põhitegevuse tulem peab alati olema positiivne ja see põhitegevuse tulem peab ära katma laenu tagasi, jooksva aasta, laenu tagasi makse pluss intressi. Antsla vallal see aasta oli see miinus 125 300 €, mille me võtsime aasta lõppu vabast jäägist. See sama vaba jääb, kui väga hästi majandada, siis peavad ju kokku minema jooksva aasta tulud ja jooksva aasta kulud jääb tulem. Ja kõik, mis reservi jääb, see tegelikult hästi majandaval omavalitsusel peaks minema ju investeeringute katteks. Aga me ikkagi ei suuda päris seda võtta, sellepärast et sellest aastast, kui muidu lubati vabast jäägist võtta ka intressi tagasimaksed, siis sel uue strateegia järgi peab põhitegevuse tulem ära katma ikkagi intressi tagasimaksu ja laenusumma, selle laenu põhiosa võib võtta vabast jäägist. Et selles suhtes, kui ma mingi tabeli tegin, siis tegelikult seal ikkagi tuleb neid kulusid kokku hoida, et me suudaksime niimoodi otsaga majandada. Aga ükski tulu ei laeku 100%, tuleb ikka üle või tuleb mõni puudu ja ühtegi kulu ei täideta ka 100%, et alati tuleb ikkagi vaba jääk, milles siis kaetakse ka järgneva aasta kulud. Siis, kui me läksime koolimaja renoveerima, et meil on vaja võtta suur laen, mis tähendab seda, et meie nii-öelda see laenu tagasimakse osa, kui siit praegu vaadata, siis me laenu tagasi maksame 355 000 aastas. Et see on arvestatav, aga kuna meil 2 laenu saavad 2027 otsa ja meil oli tegelikult ka volikogu tasemel ikkagi räägitud sellest, et kui me selle suure investeeringu, et selle koolimaja remonti ära teeme, siis me järgnevatel aastatel selliseid väga suuri investeeringuid plaani ei võta, et me saaksime nii-öelda kosuda sellest suurest investeeringust. Kui mõniste meiega ühineb või kui meie ostame ära mõniste sisuliselt, käime notari juurde, maksame notari tasu ja nii edasi, nagu heaks kombeks. Siis tegelikult me ei ole rääkinud üldse sellest, et mis on siukesed arengud, kui meie rahvaarv ei suurene 739 inimese võrra. Et siis me teame seda, et eelmine aasta oli meie eelarve 10 miljonit, tänavu on ta alla 9 miljoni, kirjas on küll 10, aga oleme täpselt. Ja järgmine aasta kindlasti meie eelarve väheneb ja veel väheneb. Ja siis minul on mure, et kuidas me vallavanemale suudame korraliku palka maksta. Tegelikkuses valla eelarve ei vähene tegelikult mitte ühelgi aastal pole otseselt kahanenud. See puudutab ainult investeeringute osa, et kui mingid aastal investeeritakse 3 miljonit või mõnel aastal investeeritakse ainult 500 000, siis ilmselt seal on 2,5 miljonit vahet, et siis see valla eelarve tol hetkel võibki väheneda, aga üleüldiselt ikkagi kasvab nii tulubaas kui kasvab ka kulubaas. Tegelikkuses sooviksime ju kulutusi tunduvalt rohkem kulutada, aga lihtsalt
meil ei tule seda tulu nii palju peale. Aga kui meie rahvaarv kahaneb aastas, nagu siiani on kahenenud circa 100 inimest aastast, ja kui me jätkame niisugust kahanemist, siis me peame arvestama, et meie vallas nii-öelda teenindava personali arv väheneb. Väheneb töötajate arv. Mis sellest halba? Selles iseenesest ei ole mitte midagi halba, aga kui me tahame oma inimestest hoolida, siis me neid kergekäeliselt ei koonda. Aastal 2024 oli meil kahanemine 30 inimest, selles mõttes nii-öelda loomulik ive oli isegi suurem. Et meil oli 26 sündi, 73 surma, meile tuli juurde 155 elanikku ja lahkus Antsla-vallast 138. Et ta oli -30 oli 2024. Et tegelikult ei olnud nagu sugugi väga hull. Kindlasti nagu ongi keerulisem, et kui me vaatame selliseid meie nii-öelda neid püsikulusid, mis puudutavadki kooli ja lasteaeda, neid, mis me nii-öelda peame tegema, et ega see tulubaas kasvab küll, aga kui me oleme vaadanud nüüd viimast 3 eelarveaastat, siis tegelikult tulubaas kasvab meil sips vähem ja kulud kasvavad rohkem. Et me nagu läheneme kogu aeg sellele kriitilisele piirile. See koosolek hakkab lõpule jõudma, nagu ministrahvale paar nagu väikest nõuannet anda. Juhtumisi oli viimased 8 aastat Urvaste vallavanem, kui tuli ühinemine, siis nii praegune volikogu esimees kui Urmet, kes kõik tuli hingeliselt soovisid meie ühineda, et me ühineks Antsla poole ja vandusid peaaegu käsi piiblil, et Kuldre kooli kallale mitte kunagi ei minda. Ei ole palju aega mööda läinud, 8 aastat, eile volikogu esimees ütles välja, et Kuldre kool tuleb ikkagi mingil hetkel kinni panna. Ja nüüd ma mõtlengi, et ma saan aru, et see auditoorium, kus ma täna olen, Soorma inimestel ei ole suurt sooja ega külma sellest, kas Kuldres on seda kooli või mitte. Mõnistel inimestel, kui teda poleks parem. Olen teiega täitsa nõus, sellepärast, et vallarahu on lõhuke, nagu me siin kuuleme. Siin veel arvestus on ka erinev inimestel, et raha on alati vähe, tähendab, kõik on selge, kui tuleb valik teha, siis tuleb see teha Kuldre kooli kahjuks. Nii et ärge uskuge kõike, mis teile siis räägitakse, kui teid nagu enda kampa kutsutakse. Ainuke õige mees on siin Rimmiküla mees, kes ütles juba ühinemise ajal, et kui Kuldre kooli me paneme teil kinni. Ta oli vähemalt aus. Ma ei öelnud eile küll kuidagi moodi, et Kuldre kool tuleb kinni panna. Ma ütlesin, et Agnes, palun. Ma ütlesin, et kui meil laste sündivuse arv jätkuvalt niimoodi kahaneb, siis me pikas perspektiivis tõesti peame Kuldre kooli kinni panema. Et selles mõttes mina ei ole seda meelt, et Kuldre kooli peaks kinni panema, sest Kuldre kooli on meile vaja, reaalselt ka on vaja. Sest kui me praegusel juhul vaatame, kui palju on meil selliseid lapsi, kes isegi Antsla kooli suuruses koolis tegelikult ei saa hakkama ja vajavad väiksemat kooli, siis te teate ise ka, kuidas need, ja nüüd Kadri ütleb, et mulle seda eile rääkis, ma tean seda, meil on veel suhtlusringkonnas inimesi, kes on Kuldre kooliga seotud ja tegelevad seal nii-öelda selle hariduselu andmisega, aga ma arvan, et väga palju koolide sulgemise osas, selliste koolide sulgemise osas sõltub ikkagi riiklikust hariduspoliitikast. Praegu nad survestavad meid juba väga korralikult nende samade haridusrahadega, et kui mingil hetkel oli tõesti niimoodi, et suurem osa nii-öelda sellest õpetajate palgarahast ja kõik tuli riigilt, siis see on aasta-aastalt järjest vähenenud ja surve tuleb kogu aeg omavalitsustele, et tehke oma haldusreformid ära. Me ei ole seda teinud ja ma arvan, et nii kaua, kuni meil ei lähe väga kitsaks, me ka seda ei tee. Aga pikas perspektiivis, kui ikkagi laste arv jääbki meil selliseks 26 last aastas, siis on see väga tõenäoline ja me peame sellele ka otsa vaatama, et see võib nii olla. Kui on ikkagi selgub ja nagu sa ütled, et riigipoolne surve on väga suur, et
et on meil 2 väikekooli, üks suurkool, Antsla gümnaasium ja Kuldre ja vastu siis Mõniste, et siis ja õpilaste arv peaks olema enam 1, no praegu Kuldres on küll 3 võrra suurem, aga Kuldre arv tõenäoliselt väheneb ja nagu me siit tabelist nägime, Mõniste laste arv kasvab, et mingil hetkel saavad nad kuskil keskel kokku ja siis tuleks nagu üks kool neist kinni panna, et millise kooli sina kinni paneksid? See ei ühte teil riigipoolne surve on väga suur. Ja selles mõttes, et see on väga intrigeeriv küsimus, et ma arvan, et tollel hetkel mina üldse enam volikogus ei ole, nii et selles mõttes mina ei pea seda otsustama. Kas te olete arvestanud sellega, et nendest inimestest, kes ei oska arvutit kasutada, saavad hääletada ainult need inimesed, kes tulevad Antslasse? Et teil ei ole nagu mingisuguseid selliseid paberküsitluse võimalusi Soorukandis ja Kaikal ja Urvastas? Elektrooniliselt mingid päevad enne 10. kuni 13. märtsini, 9.20. ja tõesti 2 päeval 15. ja 16. märtsil siis 10. kella 6-ni on Antsla kultuurikeskuses, mõniste osas, kui mõniste piirkonnas tehti küsitlus, siis tõepoolest seal oli ainult paberkandjal, seal isegi seda ja ainult Truu, kes see hääletada? Mõnistes. Ühesõnaga, et te panete tegelikult need piirkonnad, kes võib-olla Antsast kaugel olles saavad rohkem Mõnistest aru, kes keskusega nagu vägikäigast veab. Et siis nendel inimestel te ei lase tegelikult hääletada, kes ei oska e-valimist teha, siis nendel ei lase hääletada. Või teete te ikkagi ühe sellise laienduse, et panete, näiteks siin on raamatukogu on lahti, eks ole, et raamatukogus on võimalik abistatud ka e-hääletusega. Selline variant peaks ikkagi kaalama, et kui inimesed ei oska nagu raamatukogusse kindlasti saab tulla hääletama, selle jaoks on meil raamatukogud ongi ja ma saan aru, et ja kuna Kalev siin minu arust kodukogu hääletuseks, et kuna täna minu arust eile komisjon koos käis, et aga Helen, sa olid seal komisjonis? Nii, koduhääletus on? Ütle siis. Kust seda lugeda saab? Jaa, võimalik on koduhääletus, saab tellida selle endale, tuleb anda teada, et kes soovib kodus hääletada ja saavad kodus hääletada. Ma ei näinud, et siin Tsuuru poe kõrval oleks selle kuulutus. Vallalehes on informatsioon olemas selle kohta kindlasti. Ja see peaks tegelikult igasse postkasti jõudma. Kui see ei jõua, siis andke meile palun märku, me siis kibutame näppu selle omiga suunas ja loodame, et järgnevalt jõuab. Et täna on siin mitmel juhul nagu räägitud sellest, et nagu Mõniste ohustaks Kuldre kooli. Me oleme omalt poolt välja pakkunud selle mõistliku lahenduse või koefitsiendi, et kui laste arv meil langeb alla 36 lapse, siis me saame aru, et see laste arv on liiga väike, et seda kooli pidada ja siis tuleb mõelda, kas vähendada teda 6-klassiliseks või edasi, et see, et Mõniste kool oleks igavene ja Kuldrele oleks tohutu surve selle pealt, et ei ole. Ega Mõniste ei ole samamoodi, me oleme endale ka aru andnud, et kui laste arv langeb teatud piirist allapoole, siis me ei saa lubada häid õpetajaid ja nii edasi. Et praegu on meil selles mõttes väga hästi, et meil on noored õpetajad, meil on palju noori peresid, meil on sündivus olnud hea, meil on Rõuge vallas vähemalt ainukene piirkond, kus laste arv kasvab. Kui igal pool mujal see kahaneb, siis meil ta kasvab. Et selles mõttes, et me oleme endale aru andnud ja meie kindlasti, meie tulek Kuldret ei ohusta. Aga ma pole mitte kunagi öelnud, et Kuldre kool kinni on, ausalt ei ole. Ja ma olen ka täna seda meelt, ausalt ütles, ma mina pole mitte kunagi öelnud Kuldre kool kinni ja ma arvan, et see ei panna ka kunagi kinni, sest nii palju ägedaid inimesi, kes on Kuldre kandis elab, ei ole. Mõnistes ma ei ütle ühtegi sõna,
ma ei ütle ühtegi sõna Mõniste kooli kohta. Nii palju erinevaid arvamusi on, väga sümpaatne see 36 mõte. Ma arvan, et see ongi kuskil see pind, kus võiks see asi olla 36 õpilast koolis, on see koht. 36 last, eks ju, oleks nagu nende piir, et kas te siis olete nõus, et liitumislepingus tuleksid siis lisaklauslid või asjad, et praegusel hetkel see liitumisleping on üsna selline selle koha pealt ümmargune jutt, aga et kui me fikseerime seal kindlasti need numbrid või mis iganes daatumid seal ära, et pärast oleks nagu, et me ei saaks erinevalt aru, sest me ei oleks tõenäoliselt täna siin, kui nendes koolide ümberkorraldamise dokumentidesse number 36 sees oleks olnud. Ja meil iseenesest ei ole selle numbri fikseerimise vastu mitte midagi. Seal võib olla lihtsalt juriidiline teema selle kohta, et tegemist on kahe omavalitsuse vahelise kokkuleppega, kuidas jaotatakse varad, kuidas antakse üle, ma ei tea, töölepingud, kuidas kohustusi jagatakse ja nii edasi ja nii edasi. Kui see vähegi sinna sobitub, siis teisipidi on see, et kuna Mõniste piirkonna inimesed ei ole selle lepingu osapooled, vaid osapooleks on tegelikult Rõuge vald, siis ma ei kujuta ette, kas Rõuge vald on nõus kirjutama sinna sisse, siis nad võtaks nagu endale kohustuse öelda Antsla vallale, et 36 on see piir, et see pigem, ma isegi ei tea, kus kohas seda võiks fikseerida meil. No ja siis see tähendab ju tegelikult seda, et kõigepealt on vaja kogukonna tingimused, kogukonnaga koos kõik tingimused läbi rääkida, täna tuli välja see sama teenused. Võib-olla tegelikult sinna kokkuleppesse tõesti seda väga paslik panna ei ole, sellepärast see sisuliselt see kokkuleppe kehtib pool aastat sellega moos, et kui väga soovitakse seda fikseerida, siis on see volikogu otsus selle samuse piiride muutmise juures, seal on võib-olla tal natukene rohkem jõudu. Kui vaadata neid numbreid ja kuulata neid jutte, et segadust on nagu palju ja kõike seda, et ühel koosolekul räägitakse ühte, teiselt teist, et tabelid on 4 tükki tulnud, midagi enam aru ei saa, et ma saan sellest aru, see on nagu volikogu liikmete poolt tulnud see jutt, et ma ei teagi, et eks see nii on, aga meie läheme seda nii-öelda rahva küsitlust tegema, kindlasti me läheme sinna hääletama, mina vähemalt, et aga minu otsusest see ju tegelikult või meie kõigi nagu häälest see ei sõltu, nagu me teame, et see rahva küsitlus ei ole siduv volikogu liikmetel, ehk siis kui rahvas hääletab, et me ei liitu, siis volikogu liikmed, nad ei pea niimoodi hääletama. Ei saa ju õpetamata või aru. Ei ole kooli ega midagi vaja.